Tere, mina olen Palle autoringlusest ja täna teeme video autost Audi A5 Coupé, mis on ühtlasi hetkel ka müügis. Kuulutuse leiab autoringluse kodulehelt või Auto24-st. Aga vaatame lähemalt. Auto on aastast 2008, läbisõiduga 248 000 ja Eesti ajalooga, ehk siis läbisõit on ilusti kontrollitav, näiteks Maanteeametist, lisaks ka autoga kaasas olevatelt dokumentidelt. Mootoriks on 2.7 diisel, 140 kilovatti ja olgu see siis pluss või miinus, aga auto on esivioline. Et jah, Audide puhul Quattro on kõrgelt hinnatud asi, samas esiviolise küttekulu on jälle väiksem, et kui seda nelivedu otseselt vaja ei ole, siis on vägagi praktiline sellisega sõita. Minu kätte jõudis see auto ühe margi esinduse töötaja kaudu ja seisukord oli tal tegelikult väga hea, kui ma ta sain. Tal olid ainult iluvead ja iluvead olid mõned kobrutavad kohad, näiteks karpidel, aga roostet kui sellist väljas ei olnud. Ja taga oli mingid kriimud, ühesõnaga siin on mõned detailid värvitud, karbid näiteks ja tagumised paneelid. Autoga tulevad kaasa talverehvid velgedel ja tegelikult need väljed on täitsa ilusad väljed. Nendega võiks vabalt ka suvel sõita, juhul kui keegi ei taha suure 19-tollise S5 väljega sõita. Siin on täitsa viisakad talverattad kaasas ja iseenesest all on tal praegu S5 väljad, mis on välimuselt väga efektsed ja 19-tollised. Rehvi seisukord normaalne, et uued ilmselgelt ei ole, samas sõita nendega veel saab, vahetama kohe ei pea. Siis välimuse kohta veel need hõbedased peeglikatted, et on kaasas ka mustad. Kui keegi soovib neid vahetada, siis on see võimalus. Teeme kiire salongi ülevaatuse ka. Autol on ilus helebees nahksisu, hästi säilinud, katki kuskilt ei ole ja tagaistmed on ka korralikud, lihtsalt seal on praegu rehvid väljad ees, ma ei saa neid hetkel näidata. Ja salongi nupud ka on kõik ilusti säilinud, et Audidel kipuvad need nupud kuluma, aga siin seda näha ei ole. Ja samuti on uste peal olevad nupud heas korras. Nii, oleme otsaga salongis uuesti ja vaatame üle, mis siin kõik on. Ühesõnaga läbisõitu ma enne ütlesin 248. Armatuur on puhas, märgutulesid ei põle ja ei lähe ka sõites põlema. Siis tulede lüliti, udutuled esimesed tagumised. Siin on aknad ja ma näitan, et aknad reaalselt ka töötavad. Aknad töötavad. Järgmisena vaatame üle peeglid. Liigutame kõigepealt juhipoolset peeglit ja nüüd liigutame teise poole peeglit. On ka näha, et asjad selgelt töötavad. Peeglitel on ka kokku klappimise mehhanism, mida mina ei kasuta, aga tegelikkuses sellega on niimoodi, et juhipeegel ennast lõpuni kokku ei klappi, ta peaks natuke rohkem klappima. Seega juhipeegli tegelikult peaks korra lahti võtma ja määrima, aga see on nüüd mitte sõitusega puudus, et seda ma ei hakka ise uurima. Nüüd katuseluuk. Coupé auto. See tähendab seda, et see kere sisse sõita ei saa, ta ei mahu lihtsalt. Aga katuseluuk avaneb nii ja nagu näha, siis see ka töötab. Seda näiteks miinuskraadidega ei ole mõistlik proovida, see võib kinni jäätuda.
Nii, siin on meil kliimanupud ja istmesoojendus. Istmesoojendused, need ka töötavad mõlemal poolel ilusti. Ja vabandust, niipidi. Ja kliima puhul, töötas ta suvel, töötab ta talvel, et siin nagu mingit pikka juttu ei ole. Jahutab, soojendab. Selline ekraan, suhteliselt minu arust kaasaegne, arvestades auto vanust. Ja siit on näha ka, millal on tarvis järgmine kord autol õli vahetada. Siit saab seadistada kõik võimalikke asju. Võtame ühe näiteks lahti, et kui kõvasti parkimisandurid häält teevad. Autol on parkimisandurid ees ja taga, need kõik töötavad. Ja siis on veel rooli peal nupud, raadionupud ja siin rooli taga on püsikiirushoidja, mis ka töötab ja on proovitud. Selline asi nagu elektrooniline käsipidur. Ma näitan selle ka ära, et see reaalselt toimib. Nii, käsipidur rakendus, tuli läks põlema ja nüüd ma võtan ta maha ja käsipidur läks maha. Ja see reaalselt on töökorras, seda ma rõhutan alati, sest elektroonilised käsipidurid on üsna kulukad asjad, mida remontida. Nii, siin on siis terve selline mapp, kus on kõik võimalikku infot. Koha peal saab igaüks lähemalt seda vaadata. Siin on ka Audi margiesinduse sissekandeid ja nii edasi. Ja mis mulle eriti meeldib, siin on loomulikult ka 2022 aasta asju, et ma näitan korra selle ära ka. Siin on rihmapinguti ja rihm. Ja see on siis 21 veebruar. Ja siin 18 veebruar, 4 päeva varem, on siis tehtud autole sellise summa eest remonthooldus. Ja siin on kirjas, rihm vilistab, rullikud vajavad vahetust. Ja juba 4 päeva hiljem on see ära tehtud, et minu jaoks see räägib väga palju, et kes on olnud eelmine omanik. Nii, nüüd lähme teeme väikse sõidu. Ma näitan, et see auto reaalselt sõidab ja töötab ka. Ja räägin veel veidi sellest autost sõidu ajal. Ühesõnaga, selle autoga ma olen ise oma jagu sõitnud. Ma vahepeal 2 nädalat kasutasin teda täitsa nagu erasõidukina. Ja oleme hoidnud teda ka siin autoringluses liikumas, et seismas ma oma autosid ei hoia. Seega seisukorra osas ülevaade on hea. Mingisuguseid vedelikke ta ei tarbi, see on elementaarne asi, aga vahel võib seda ka mainida. Midagi peale kallama nii-öelda ei pea. Ja mis mulle selle auto puhul meeldib? Ma toon ikka plussid välja. Miinuseid on vähe. Mulle meeldib, et ta on selline sportlik ja suhteliselt jõuline sõiduk. Ja mulle meeldib see, et ta on minu arust välimuselt väga ilus auto. See on veits maitse asi, aga minu arust A5 on väga ilus. Ja mul on korduvalt mingid tuttavad ka öelnud, et oi, väga kena auto. Muidu sõidan igast muude asjadega, siis keegi kunagi väga midagi ei ütle. Ja selle auto kohta on mitu inimest eraldi öelnud. Et ta on nagu selline pilgupüüdja. Ilus must ja selline ilusa väljega. Aga see selleks, ühesõnaga, see, et ta on ilus auto, see on pluss. Mulle meeldib see, et ta on tegelikult arvestades oma mootori suurust 2.7 siiski, eks ole, ja 140 kilovatti, siis maanteekulu minul oli alla 6 liitri, kui ma Hiiumaal käisin. Ehk siis ta võtab tegelikult väga vähe kütet. Võib jääda mulje, nagu ma räägiks seda iga auto kohta, millest ma video teen, aga mul enamasti ongi mõistlike kuludega autod müügis olnud. Et see on üks valikuparameeter tegelikult. Ja jah, tõepoolest ka selle auto kohta, et maanteekulu väga väike, linnakulu, see sõltub sellest, kus linnas, kui pikad otsad sõita ja nii edasi, aga ma usun, et see linnakulu on tal ka mingisugune, ma ei tea, 8-9 liitrit äkki, võin eksida, panen siia tehase andmete teksti peale, et mis tehas ütleb. Nii, mis veel? Sellel autol kõik töötab. Kõik nupud töötavad, kõik funktsioonid töötavad, käigukast töötab väga ilusti, mootori hääl on normaalne, veermikus ei ole ühtegi lõtku. See auto käis just, üks huviline käis seda vaatamas laupäeval, see ehk siis nüüd 4 päeva tagasi. See auto käis ülevaatuspunktist läbi ja
tal ei olnud tuvastatud seal mitte midagi. Ehk siis, kes soovib, jumala eest, minge, vaadake, kontrollige. Kui nüüd otsida miinuseid, siis neid on äärmiselt vähe, aga ma paar asja oskan siiski välja tuua. See ei ole otseselt miinus, aga see auto ei sobi pereautoks selles mõttes, et siin tagaistmele, ikkagi ütleme suure pereautoks ei sobi, et tagaistmele mahub küll 2 väiksemas mõõdus inimest istuma, aga passis on tal 4 kohta ja täiskasvanud inimestel tagaistmel istumine pigem keeruline, et mina iseenda taha kindlasti istuma ei mahu. Ja see ongi selle auto suurim miinus. Samas vastukaaluks pagasiruum on suhteliselt suur. Et 4 2 väikse lapsega, kes enam turvatoolis ei istu, kannatab sellega nii-öelda sõiduettevõtte küll. Siis ühe miinuse ma juba tõin välja, et üks peegel ei klapi ennast lõpuni kokku, aga see on tõesti nagu pseudoprobleem. Et neid peegleid üldsegi ei pea kokku klappima ja nad on võimalik käsitsiga kokku klappida ja nii edasi. Et kui see kedagi väga häirib, jumala eest tehke korda. Ja maanteekiirusel kuskil 100 kilomeetri pealt umbes tunnis kiirusel. Natukene juhi poolt tuleb seda kuskilt aknanurgast hästi õrnalt tuulevihinet. Et võib-olla peab mingi tihendi kunagi ära vahetama. Mind see ennast ei häiri, see on väga minimaalne. Auto asub Tartus. Tartusse saab tulla proovima ja vaatama. Autoringlusest saab tellida autoga koju. Ehk siis, kui sa elad teises Eesti otsas ja sa arvad, et sa tahad seda autot, siis anna teada ja saame korraldada transpordi. Transpordi hind Mandri-Eesti piires on 100 eurot, ükskõik kuhu. Üks soovitus potentsiaalsetele ostjatele, kuna see olukord on viimasel ajal korduvalt tekkinud, siis kui soovid osta autot, näiteks seda sama Audit või mõnda muud autot autoringlusest ja sa soovid seda teha järelmaksuga, siis palun anna kindlasti sellest soovist teada enne, kui sa plaanid tulla autot vaatama. Sest mingil põhjusel on viimasel ajal sagenenud selliste autovaatajate arv, kes tulevad autot vaatama, teevad väga pika proovisõidu, teinekord käivad tehnokontrollis, isegi kulutavad enda aega, minu raha ka ja kogu selle protsessi lõpuks selgub, et need inimesed ei ole krediidikõlblikud nii-öelda üldse. Et mul on kahjuks olnud mitu sellist näidet viimase kuu jooksul ja see on kurb lihtsalt, sest see on täitsa mõttetu tegevus. Et seetõttu mul nüüd üritan teha niimoodi, et kui keegi soovib järelmaksu, siis taotluse tegemine võtab minul aega 5 minutit, see on tasuta kõigile, see ei kohusta mitte millekski, ehk siis saab lihtsalt veenduda, milline on täpne pakkumine ja kas klient saab järelmaksulepingu üldse sõlmida. Et selline palve minu poolt, et kui keegi soovib järelmaksu kosta, siis andke mulle sellest teada. Ja järelmaksu osas ja olen väga tänulik, kui leiad aega vajutada like ja subscribe ja loomulikult võid sa seda videot saata oma sõbrale, kes parasjagu autot otsib, siis siin on tema võimalus. Head aega!